Viljandi vallas Viiratsi-mäel kohal, kus veel mõni aasta tagasi oli punamonument. Võtsid mulgid kätte ja tegid oma monumendi. No, ma arvan, et see on õige, et kui on ilus koht, siis peab olema ka midagi siin ilusat ja kuhu rahvas tahaks kokku tulla. Tegelikult see idee sündis Mulgimaa arenduskojas koostöös siis Euroopa liiderprogrammiga, kus oli võimalik siis kohalikku identiteeti rõhutades ja turistide jaoks atraktiivsemaks muuta piirkond. Ja nii olidki siis Mulgimaa omavalitsused, Mulgi vald, Tõrva vald ja Viljandi vald siis jäid selle idee juurde, et teha sellised Mulgimaa aknad. Nagu näete, siis plaan on üks, tulemus teine, lõpuks tuli välja, et need on Mulgi kaabud. Kokku valmis üle terve Mulgimaa 15 Mulgi kaabut, mis kõik on paigaldatud vaatamisväärsetesse kohtadesse. Kes nüüd tahab teada, kus kohas need täpselt asuvad, kus seda infot kõige parem saada on? Täna veel natuke ongi puudu, et tegelikult me pidime siis, või plaane on siis igasse sellisesse Mulgimaa kaabusse panna üles ka kaart, et kus siis oleks võimalik leida üles siis need 15 Mulgi kaabut, ehk siis 5 igas vallas. Kuidas inimesed vastu on hetkel võtnud? Nagu siitki näha, ma olen näinud, et just noored on need, kellel meeldib käia nendes ja olla nendes kaabudes. Ja see suhtlemine on, kord on vaba, kord on mobiilides, aga on hea koht, kus koos käia. Ja muidugi vaade, mis seal Viiratsi-mäel Viljandi linnale ning järvele avaneb, on lummav. Tegelikult mõned ajad tagasi siin samas mõnisada meetrit eemal avati veel üks kaabu, et kas need projektid on omavahel seotud või on nad erinevad? Väga õige, tegelikult nad ongi omavahel seotud, sest see teine projekt oli Mulgimaa väravad siis, ja et see kõik kokku annab hea äratundmisrõõmu, et ma olen Mulgimaal, kui te neid näete. Ega tegelikult raha on siia läinud päris asjalikult, eks need Mulgi kaabudki projekt maksis 94 000, aga enamus rahast, ehk siis peaaegu kõik tuli Euroopa liidermeetmest ja ka see ringteede projekt Mulgimaa väravad, mis maksis koguni 220 000, ka see oli Euroopa liidermeetmest ja tegelikult vallad maksid ainult imeväikse osa 10%. Tõenäoliselt eks mulkidel on oma nii-öelda tagamõte ka, et inimesed tulevad ja jätavad oma raha ja valda. Eks me seda ikka loodame, aga eks me põhiline on see, et jääks väga hea mälestus mulje Mulgimaast, kui keegi meil külas käib.